Head vaatajad, olen siin Grillimäe maastikukaitsealal ja seda metsateed mööda sõidan jalgrattaga üpris tihti. Sageli kohtan siin teisi rattureid, kõndijaid, jooksjaid, aga on ka päris tihti juhtunud, et näen mõnda kitse, põtra või jänest. Ükskord koguni nägin kauguses seal metsasihil jooksmas üht elukat, kes tundus mulle täiesti nagu karu. Hiljem aga võtsid teadjamad mu emotsiooni tugevasti maha, öeldes, et metssiga võib kaugusest paista üsna karu moodi ja kuna ma olen prillikandja, no siis ei saa ma ka öelda, et oma silm on kuningas. Aga igal juhul ma saan kinnitada, et see mets siin maastikukaitsealal on üks Viimsi väärtustest. Ei ole just väga palju Eestis neid kohti, kus jalutuskäigu kaugusel inimese elukohast jääb ühele poole põlismets ja teisele poole kaunis rannaala. Ja Viimsi poolsaar selles mõttes on üks selliseid paiku veel ja see kahtlemata vajab meie kõikide hoolt ja tuge ja kaitset. Küll aga, nagu te teate, on juhtunud selline asi, et siin minu selja taga linnulennult paari kilomeetri kaugusel teispool Vardi teed on juba kerkimas väga eksklusiivne kinnisvara arenduspiirkond endisesse RMK metsa. Ja see asi tehti sinna ära nende samade inimeste heakskiidul ja vaiksel nügimisel, kes on ka täna Viimsi võimuliidus ja paljud isegi Viimsi vallavalitsuses asjatamas. Nii et kui me tahame midagi muuta, siis me peame ikkagi leidma need inimesed, kes ka siiralt ja tõesti meie väärtustest hoolivad. Aga mis ma ilusa suvepäeval teile sellest kõigest pikalt heietan? Ma tegelikult tean siin läheduses ühte väga head mustika kohta. Ma lähen nüüd kaen üle, kuidas tänavune heitlik suvi mammude kasvamisele on mõjunud, aga teile kõigile soovin toredat suve ja minge te kõik ka metsa.